Tere, mina olen Kristel. Tere, mina olen Rain. Ja meie Rainiga töötame varahaldusettevõttes Avaron. Oleme koos investeerimisega Avaronis tegelenud nüüdseks pea 18 aastat. Avaronis me investeerime siis investorite vara, nii Eesti eraisikust investorite kui ka välismaiste professionaalsete investorite nagu pensionifondid, kindlustusfirmad, suured varahaldusettevõtted, vara siis ühelt poolt Euroopas siis areneva Euroopa piirkonna börsifirmade aktsiatesse läbi 2 investeerimisfondi, Avaron Areneva Euroopa fondi ja Avaroni kasvuettevõtete fondi. Siis lisaks sellele on meie kompetents Euroopa aktsiad ja Euroopa kõrge tootlusega võlakirjad. Avaroni privaatportfelli fondis me investeerime siis Euroopa kõrge tootlusega võlakirjadesse, aktsiatesse ja ka natuke kulda. Ja Avaroni võlakirjafondis investeerime siis Euroopa kõrge tootlusega võlakirjadesse. Täna aga me räägime natukene rohkem siis investeerimise poole, võiks öelda siis köögi poolest. Et Avaronis meil investeerimismeeskonnas on 3 investeerimisjuhti. Rain on üks meie investeerimisjuhtidest, lisaks siis ka Peter ja Valdur ja neid toetavad siis täna meil 5 analüütikut. Ja räägikski täna, missugune näeb välja siis ühe analüütiku igapäevane töö. Mida analüütik teeb meie meeskonnas? No, analüüsib ettevõtteid. Analüütiku töö on ennekõike võib-olla, kui me vaatame niisugust tüüpilist päeva, siis tavaliselt ikkagi hommik algab sellega, et tuleb üle vaadata siis viimased uudised, nii selles mõttes ütleme globaalne makro ja mis siis üleüldse nagu selles mõttes maailmas toimub, et selles mõttes iga analüütik peab tegelikult olema nagu sellega kursis, sest ühte või teistpidi võivad neid mingisugust ettevõtet mõjutada. Aga siis sealt edasi jällegi läheb see asi nagu järjest spetsiifilisemaks, ehk tuleb üle vaadata siis jälgimise nimekirjas olevate ettevõtete newsflow. Ja ongi, et sõltub, kas sealt tuleb nagu midagi niisugust nagu olulist või pakilist, millega peaks tegelema. Aga ütleme siis analüütiku päevast nagu peamine osa siis ikkagi kulub mingite konkreetsete ettevõtetega tegelemiseks. Ja mida see siis nagu selles mõttes endast kujutab on see, et esiteks Avaronis me teeme siis kõigi ettevõtete kohta, mida me analüüsime või kuhu me investeerime, enda Exceli mudelid, kuhu me paneme siis sisse ajaloolised finantsid. Ehk siis kasumiaruanne, bilanss, rahavooaruanne. Ja vajadusel segmendi aruandlus või kui on veel mis iganes nagu selliseid näitajad, et näiteks ma ei tea kinnisvaraettevõttel, et mis neil kinnisvaraportfellis on ja nii edasi. Ja selle asja mõte on siis nagu selles, et sealt edasi me suudaks siis seda ettevõtet modelleerida, prognoosida võib-olla selle ettevõtte siis järgneva 3 aasta finantstulemusi ja selle põhjal siis jõuda ka mingisuguse õiglase hinnasihimise ettevõtte puhul. Et me kasutame nagu selles mõttes nagu selliseid erinevaid nagu meetodeid ja pigem meie lähenemine on siis selline, et ühesõnaga üritada vaadata nagu ettevõtte nagu tänastest tulemustest nagu natukene kaugemale ja panna need nagu tsüklilisse konteksti, et kui me oleme nagu tsükli tipus, siis osades ettevõtetes, millel on pikk ajalugu, on see nagu selles mõttes nagu väga hästi näha, et ongi, kui sa võtad nagu 10-20 aasta kasumimarginaali või EBITDA marginaali ette, et kuidas see nagu volatiilselt kõigub, et siis saab aru, et kus sa täna nagu võib-olla tsüklis oled. Et kui sul on juba täna nagu need marginaalid tipu lähedal, siis ilmselt võib-olla on natukene liiga optimistlik eeldada sealt edasist tõusu või isegi nagu, et nad liiga kaua seal nagu edasi püsivad. Ehk siis me üritame niisuguse nagu tsükliliselt siis nagu korrigeeritud lähenemise, kuidas on nagu vastupidi, et kui mõnes sektoris on täna võib-olla olukord hästi halb, ettevõte praegu raporteerib kahjumeid, aga kui see on ei ole ettevõtte jaoks esimene tsükkel, on varasemalt ka niisugusest asjast läbi käinud ja sealt taastunud,
siis ilmselt võib ka nagu loota, et seekord siis see ettevõte nagu suudab enda siis majandustulemused taastada, kui turuolukord paraneb. Ja jah, et analüütik siis nagu selles mõttes tegelebki sellega, et on vaja aru saada selle ettevõtte ärimudelist, mis siis tähendabki seda, et mis tegelikult seda ettevõtet mõjutavad. Et tüüpiliselt on see, et igal ettevõttel on ütleme siuke 2-3 võib-olla maksimum 4-5 peamist faktorit või driverit, mis seda mõjutavad, et kas see mingisugune nagu selles mõttes mingi turustruktuurne kasv või see võib olla nagu mis iganes, aga tuleb nagu saada aru, et mis need antud ettevõtte puhul on ja siis edasi me keskendumegi sellele, et saada aru, mis suunas siis need peamised faktorid liiguvad. Ja see on nagu selles mõttes niisugune protsess, kus millega võib nagu selles mõttes seda süvitsi minna põhimõtteliselt lõpmatuseni. Et kunagi ei saa öelda, et nagu selles mõttes sa ühest ettevõttest tead kõike, sest et alati on see, et kõik olukord muutub, turusituatsioon muutub, et näiteks meie pöörame väga palju tähelepanu ka siis sektori analüüsile ja sellele, et kuidas siis nagu teistel sarnastel ettevõtetel läheb, sest et see aitab jällegi panna asju oluliselt paremini konteksti, et võib-olla nagu selles mõttes ettevõte sai paar head lepingut ja on nagu selles mõttes hetke kasumlikkus nagu väga hea, aga kui üldiselt nagu selles mõttes kasumlikkus selles sektoris on näiteks oluliselt madalam ja sellel ettevõttel ei ole ka mingit olulist konkurentsieelist, mis seda kõrgemat marginaali õigustaks, siis võib-olla me oleme selle marginaali osas nagu skeptilisemad. Või vastupidi, et kui me suudame nagu mõne ettevõtte puhul tuvastada mingisugune selge konkurentsieelis, et näiteks neil on mingisugusel X põhjusel tootmiskulud odavamad kui peamistel konkurentidel, siis see on nagu püsiv konkurentsieelis, mida tuleb nagu võtta see ettevõtte hindamisel arvesse. Mitut ettevõtet üks analüütik meil analüüsib? Keskmiselt ütleme siuke 40, võib-olla 50, et üle selle tegelikult ei jaksa üks inimene nagu detailselt sisse minna. Et see ettevõtte siuke põhjalik katmine on ikkagi päris ajumahukas ka. Aga jah, et selles mõttes meil nagu on see ikkagi pigem nagu siuke kontsentreeritud nagu portfell ja see sõltub siis konkreetsest analüütikutest. Osatiselt ütleme siis areneva Euroopa osas on meil töö jaotatud peamiselt riikide kaupa, sest et tüüpiliselt nagu kuna arenevas Euroopas on ka ettevõtted rohkem kohalikud, mitte nagu niivõrd globaalsed, siis need kohalikud nagu makromajanduslikud faktorid on nagu selles mõttes väga nagu olulised ja siis on nagu mõistlik, et üks inimene tegeleb ühe riigiga. Aga kui me vaatame näiteks seda Lääne-Euroopa poolt, kus siis ettevõtted on oluliselt globaalsemad, siis seal me pigem oleme tekitanud mingisuguseid siukseid, ütleme siis sektorite põhiseid või sarnaste ettevõtete nagu klastreid. Et olgu see siis, ma ei tea, näiteks IT-ettevõtted, et üks analüütik siis analüüsib IT-ettevõtted või mingisugused, ma ei tea, pulp and paper ettevõtted või nii edasi. Ja mis omadused või oskused peaksid olema ühel analüütikul, et ta oma töös edukas oleks? Uudishimu peab olema palju ja ka selles mõttes sükast ütleme siis täpsust või tahet minna detailidesse, kaevata aasta aruannetes või mingites teistes dokumentides, et otsida üles vajalik info ja siis selle põhjal panna see suur pilt kokku. Et ega nagu tegelikult see analüüs või ongi, et näiteks CFA materjalides on niisugune hea kontseptsioon välja toodud nagu mosaiigiteooria, mis siis tähendabki seda, et sul on võimalik niisugustest väikestest infokildudest, mis nagu igaüks eraldiseisvana ei ole tegelikult kuigi oluline,
panna kokku suur pilt, mis tegelikult annab nagu selles mõttes sul mingisuguse ettevõtte hindamisel eelise. Ja nüüd ongi nagu see, et see hea analüütik on see, kes viitsib ja suudab neid piisavalt palju neid pusletükke siis välja kaevata, et panna see suur pilt kokku. Kui palju peaks analüütik finantsaruannetest aru saama? Kõik. See tähendab, et ta peaks suutma lugeda kasumiaruannet ja bilanssi aru saama peamistest kirjatest? No seda otse loomulikult, et selles mõttes raamatupidamisest aru saamine, see ei ole nagu selles mõttes võib-olla tihtipeale pealmine, aga see on selline asi, milleta ei saa. Et esiteks on nagu see, et ettevõtetel, osad ettevõtted on ka näiteks oluliselt agressiivsema siis raamatupidamis lähenemisega, et nagu suudaks selle läbi hammustada. Aga jah, sealt edasi nagu selles mõttes ongi nagu see, et tegelikult peab analüütik saama aru sellest, et mis on nagu selles mõttes mingisugune majanduslik nagu tehing, kuidas see kajastatakse raamatupidamises ja ühesõnaga, mis siis selle nagu sisu on, et kas see on nagu selles mõttes kajastatud numbrites õiglaselt või agressiivselt või ühesõnaga, et suudaks panna seda konteksti. Sina ise kunagi alustasid Avaronis aastal 2007 analüütikuna ja siis kasvasid analüüsi osakonna juhiks ja seejärel investeeringute juhiks. Et see aeg on olnud päris pikk, et kui sa nüüd vaatad seda aega tagasi, et mis sulle endiselt siis analüüsis põnevust loob, et mis sulle kunagi lõi ja kas need on need samad asjad, mis täna loovad selle töö põnevust? Ma arvan, et see on selles mõttes ikkagi suhteliselt sama, et see ongi, et kui sulle pakub selline majandus ja nagu ärimaailmas toimuv huvi, siis tegelikult vähemalt minu jaoks on nagu reaalselt nagu huvitav nagu võtta mingisugune ettevõtte või sektor ette ja hakata uurima, et mis seal toimub, miks neil nii läheb. Ja see on nagu reaalselt põnev, eriti kui rääkida ka ettevõtetega, enda juhtidega, et sa saad teada väga palju sellist sektori spetsiifikat, mida sa võib-olla tavainimesena sa ei puutuks sellega elu sees kokku. Et ja see selles mõttes laiendab silmaringi tohutult ja see ongi see, et kui seda tööd oled veel nagu piisavalt kaua hakanud tegema, siis hakkab tekkima nagu selles mõttes neid oluliselt rohkem erinevate ettevõtete vahelisi seoseid, et näiteks ma ei tea, et nagu kuidas mingisugune et sa kuuled, et petrokemikaalide ettevõte ütleb seda, et näiteks et praegu ma ei tea, plastikute hinnad nagu ma ei tea, kukkuvad siis sul koheselt teisalt tekib see, et kuule, aga sellel ettevõttel on plastik näiteks oluline sisend, et sa saad hakata selliseid asju nagu kokku panema ja see jällegi loob nagu selles mõttes selle võimaluse, et tekib võib-olla mingisuguseid selliseid huvitavaid võimalusi. Jutust käis meil läbi ka CFA, võib-olla sa räägid natukene, mida see CFA üldse tähendab meie sektoris? CFA on siis inglise keeles Chartered Financial Analyst, mis on siis rahvusvaheline sertifikaat. See on selles mõttes mitteakadeemiline programm, mis kestab 3 aastat. Sul on 3 taset, mille siis selle pead läbima. Ja kui sa need 3 eksamit ära teed, pluss siis peab olema vist 4 aastat töökogemus ka, siis saad panna enda visiitkaardile 3 tähekest juurde. Mis see nagu selles mõttes tähendab, on see, et CFA on rahvusvaheliselt kõige põhjalikum finantstööstusharu põhine kutsetunnistuseks seda ei saa nimetada, aga mingisugune sarnane asi, mis nagu tegelikult nagu tähendab nagu seda, et kui inimene on selle CFA programmi läbinud, siis sa võid olla nagu kindel, et ta teab nagu selles mõttes kõiki olulisi teoreetilisi finantskontseptsioone. Ja et meie vaatelinklus, kui näiteks analüütik on CFA, et siis me teame, et me ei pea talle mingisuguseid baasi asju hakkama õpetama, et tal on nagu selles mõttes
tööriistakastis kõik need nagu oskused olemas, et noh, ongi, et ma ütlen, et nagu seal CFA-s kõiki asju igapäevaselt nagu vaja läheb, pigem mitte, aga jah, nendest nagu teadlik olemine on väga oluline. Väga äge. Seega, kui majanduses toimuv ja ettevõtetes seest toimuv on sinu jaoks huvitav, põnev, sa oled uudishimulik, siis ootame sind meie juurde nooremanalüütikuks või analüütikuks ja sul on võimalik Raini käe all juhendamisel kasvada. Seega saada meile oma CV ja loodetavasti kohtume juba pea. Aitäh! Aitäh!